ja tere tulemast sulle tänasele webinarile. täna on siis eriline webinar selle poolest, et seda ma teen enda sünnipäeva eel. mul on homme tegelikult sünnipäev, aga mul on tore meel sind täna siin tervitada ja täna me räägime siis sellest, kuidas enda aeda seda vau-efekti luua ja millest see sõltub, mis seda annab või mis seda võib-olla ka ei anna. Ja pane mulle julgelt siia chati ka, kui sa otse siin osaled, kus sa mind täna vaatad. Suured tänud kõigile juba õnnesoovide, tervituste eest. Mul on väga-väga tore neid lugeda ja see on see, mis teeb nii-öelda tuju heaks. Ja ma loodan, et sa saad tänaselt webinarilt endale kaasa ka kas või ühe kasuliku mõtte, mida sa saad enda aia kujundamisel ära kasutada, mida sa saad enda aias siis hakata ka võib-olla rakendama. Ja täna on ka selle poolest eriline, et mul on paar sellist erilist aialugu kaasa võetud, mida ma täna sinuga jagada tahan, pluss siis, pluss siis ka sünnipäeva pakkumine on välja tulemas, nii et ja üks tore asi on veel lõpus, ma jagan ka siis ühte tasuta materjali, mida kõik saavad endale siis ise alla laadida, millega sa saad liikuda edasi oma ilusa aia suunas, sellise aia suunas, mis on läbimõeldud, mis ei ole nii-öelda juhuslikult tekkinud, vaid millele on eelnenud ka mingisugune kujundusprotsess. Nii, ehk siis hakkame sellega pihta, et mis asi see vau-efekt on ja väike meeldetuletus ka enne, kui me sellesse teemasse süübime. Selleks, et sa saaksid tänasest võimalikult palju kasu, siis ma väga soovitan sul lülitada segajad välja, rääkida aktiivselt kaasa, nii nagu te praegu siin ka chatis kenasti mulle kirjutate. Võta paber ja pliiats, tee märkmeid, sest et tihtipeale on see, et sul võib tulla moment, kus sa mõtled, et jah, see on hea mõte, aga mul jääb see nagunii meelde, siis teisel hetkel on see mõte juba läinud ja selleks, et sellest mõttest saba otsast kinni saada, siis kirjuta see paberile üles. Kas sul on mingi märkmik, kuhu sa aiamõtteid kirjutad või on sul eraldi paber ja pärast koondad need siis ühtekokku. Ja ka küsimused, et hiljem sa saad chati lisada ka küsimused, ma vaatan su küsimused siit üle. ja et sa saaksid need siis siia kirjutada, et need vahepeal meelest ära ei läheks. Ma korraks küsin ka, enne kui ma enda tutvustuse juurde lähen, kui sa, ütle mulle siia chati, kas sa oled esimest korda, kui sa oled esimest korda minu webinaril, kirjuta number 1 ja kui sa oled juba mitmendat korda, siis kirjuta see number, mitu korda sa oled minu webinaril juba käinud. nii, on ühtesid 3, 1, 10, 3, 2, 2, 1, 58. jah, Urmas, väga hea, täpselt teada. 10, 100, jah. ehk siis on päris palju uusi ja sellepärast ma natuke tutvustan ka ennast, kui me edasi läheme alati, kui võimalus olnud. ja mul on väga hea meel, et te olete korduvalt ka siin webinaril. ma tean, paljud teist on ka kuskil juba gruppides sees või koolitustel sees ja te kasutate ära seda võimalust, et saaks võimalikult palju sellest aia teemast veel enda jaoks teada. ehk siis minu taust on see, et ma olen lapsest saati näpud mullas olnud ja see teema on mind väga palju lapsest saati saatnud ja kõnetanud. ja see aed, kus ma praegu elan, toimetan, ehk siis Palusalu aed, see ei ole nagu olnud alati selline, nagu ta praegu on, ehk siis praegu on ta 2,5 hektari suurune iluaed, aga varasemalt oli ta selline suur taluaed, rohtu kasvanud viljapuuaia osaga, naati, nõgest, oraseina, kõike seda täis, et võid juba ette kujutada ka ploomi ja kirsivõsa, sellist asja. aga tänaseks on see siis teistsugune ja selle protsessi juures ehk siis selle naadi umbrohtu kasvanud taluaiast, kuidas on saanud siis selline iluaed, selle protsessi juures ma olen lapsest saati juures olnud. nii umbrohuvabaks rajamise juures väga-väga palju, et kui teised noored olid nii-öelda suvevaheaegadel kuskil, noh, ma ei tea, rannas või kuskil, siis siis mina, nii nagu siin 2005 on ju, olin emaga ja oma õega tihtipeale kaasas kliendi objektidel, kus me rajasimegi umbrohuvabasid peenraid, istutasime lilli, kujundasime aedu, ehk siis see on mind väga palju juba lapsest saati saatnud.
ja, ja tänaseks on siis sellest Palusalu aiast saanud ka selline aed, mida suudabki üks inimene korras hoida poole kohaga ja klientidele me rajame ka sarnaseid aedu, õpetame seda, kuidas seda teha. see, et sa täna siin oled, see on ka üks samm sinnapoole, et sina saaksid ka endale aia, mis nõuaks vähem hoolt ja annaks samas suuremat efekti. Kus ma õppinud olen, ma olen õppinud Eesti Maaülikoolis, ma olen maastikuarhitektuuri õppinud ja Viini Maaülikoolis samuti maastikuarhitektuuri siis magistriõpingutes. Ja minu nii-öelda see ametlik teekond sai alguse tegelikult kutsevõistlustelt, kui ma olin 13-aastane, kus ema ütles, et kuule, Maria, et tulevad sellised võistlused Eestis, et kas sa tahad osaleda. Ja siis ma korraks mõtlesin, et mis asja, miks mina ja, ja ütlesin jah. Ja mida see minu jaoks tähendas, see tähendas seda, et mina 13-aastasena ei olnud kuskil kutsekoolis, vaid ma olin ema kõrvalt seda kõike näinud, õppinud, aga ma pidin hakkama siis ladina keelt õppima, sest et seda ma loomulikult ema kõrvalt ei õppinud või ei olnud õppinud. ja, ja sellepärast siis hakkas see pall järjest veerema ja kutsevõistlustel ma sain 3. koha. Üllatus, üllatus ja see tähendas automaatselt seda, et ma pean minema kahe teise õpilasega, kes siis esimese ja teise koha said, pidime minema Saksamaale Münsterisse Euroopa nooraednike kutsevõistlustele, kus siis esindasimegi Eestit. Ja seal meil läks ka päris hästi, me saime 6. koha, ehk siis väga uhke tunne oli tol hetkel ja sellest hakkas kogu see asi nii-öelda veerema. ma järgnevatel aastatel osalesin ka sellel võistlusel, ma sain veel ühe korra, ma võistlustel enam osaleda ei saanud, sest et reegleid muudeti, et ainult ühe korra elus saab sellel võistlusel osaleda siis Euroopas, aga ma käisin kaasas siis saatjana, ma käisin nii-öelda juhendajana kaasas siis Euroopa võistlustel. Ja ühel hetkel ma jõudsin siis Euroopa Nooraednike Liitu, kus ma olin liige ja tegelikult sealt ka siis ühel hetkel asepresidendiks ja siis presidendiks. See on niisugune väike, väike eellugu. Ja tegelikult ka Palusalu aiast veel rääkides, siis siin on üks varasem pilt aastast 98, kus ka Palusalu aias olid mingid puud, põõsad olid üksikult muru sees. see oli aia algusaastatel, kus istutusalasid veel ei olnud, aga 2004 siis alustasime selle rajamist või kujundamist selliseks, nagu ta praegu välja näeb, et kes on käinud Palusalu aias, siis teab, et praegu on see selline inglise stiilis kujundatud istutusaladega iluaed, kus siis on nii istutusalasid kui murualasid. Ja nüüd selle ajaloo ja tegelikult ka Palusalu aedade ajaloo jooksul meil on olnud väga palju kliente, kes on siis enda aedu muutnud, kes on enda aia eest saanud väga paljusid tunnustusi, auhindu, on olnud ajakirjanduses. meie enda aed sai esimese tunnustuse 2009 ja 2008, kus me saimegi nii-öelda selle aiakultuuri edendamise preemia. ja tol hetkel tegelikult aed oli väga-väga algusjärgus ehk siis kui sa täna oled käinud, siis aed on, ma ei tea, kahekordistunud võib-olla suuruse mõttes. ehk siis see on ka võib-olla üks koht, see aiakultuuri edendamise preemia või see koht, kus me saime aru, jah, see ei saa niimoodi jääda, vaid me peame edasi minema. ja see, miks ma täna siin seda teen ka, on väga palju seotud selle auhinnaga, sest et ma olen väga palju veendunud, et Eesti aiapidajad on väga tublid, väga töökad ja on võimelised viima selle aiakultuuri teisele tasemele. ja see, et mina siin täna sinuga oma sünnipäeva eel seda webinari teen, on seotud selle aiakultuuri edendamisega 100%, sest et ka sina, kui sa oled tänasel webinaril või oled käinud varasemal 100 webinaril või oled varasemal 5 webinaril käinud, siis sulle on kindlasti midagi külge jäänud ja seda ei saa nii-öelda eirata, jah, sul jääb midagi külge. ja isegi kui sul see natukene külge jääb, siis sa teed oma aias mingeid asju teistmoodi või vaatad mingeid asju teistmoodi ja see on juba sammuke edasi Eesti aiakultuuri teisele tasemele jõudmisel. vot, ja hakkame siis pihta. ehk siis miks ma teen aiakultuur viia uuele tasemele ja see, et sa täna siin oled, on ka sinu nii-öelda roll ja sinu, ma ei taha öelda kohustus,
aga sinu noh, ma ei tea, abikäsi, et viia see uuele tasemele. ja täna ma küsingi sinult seda, et kas sa tunned ära selle tunde, et kas sul on näiteks olnud seda, et aias on palju taimi, aga tulemus pole päris see, mida sa tahaksid, või siis sa teed pidevalt, sa teed aias rohimist, sa istutad taimi ühest kohast teise, aga aed ei mõju terviklikult. või siis see, et sa tahad, et see aed oleks rahulik ja vau, aga ilma lõputu tööta, ehk siis sulle tundub, et tahaks seda ilusat aeda, aga sa ei tea, kuidas, sest et sul ei ole aega sellega tegelemiseks, sa ei jõua siis hommikust õhtuni seda aeda korras hoida, kui see aed sul oleks vau. kas mingi nendest tunnetest on sul praegu, kus sa ütled jah, see on see tunne? ütle lihtsalt jah siia chati, kui on mingi, noh, üks kolmest, et jah, on küll tuttav. jaa, muudkui istutan. Mhm. Äh, nii, jah, jah. Äh, mul on sinu kujundatud aed, ma ei ole veel jõudnud seda ära rikkuda. jah, jah, on tuttav, jah, on tuttav, jah, aega on vähe, jah. muudkui võtan umbrohtu. jah, tahaks vau enda väravast sisse astudes, kui vaatan oma aeda. nii, oota, ma vaatan, mul on siin mingi, keegi jagas, oota, ma panen selle jagamise korraks lukku. nii, nüüd peaks korras olema, et keegi ei saa vahepeal sisse jagama tulla. Äh, nii, ehk siis väga paljusid jahhisid ma näen siin. Ähm, jah, jah, peamiselt teine variant, istutan ja istutan ringi. mul on suur muruplats piiratud elupuudega, see on nii igav ja ma ei tea, kust alustada, et seda paremaks teha. super. keegi kirjutas ka, et mul ei ole aega ja selle aja teema ongi nagu ülioluline, sest et kui sul ei ole aega, siis mida rohkem sa käid aianduskeskuses, mida rohkem sa tood lihtsalt suvalisi asju enda aeda ja mida rohkem sa ilma plaanita enda aias toimetad, seda rohkem see võtab hiljem aega. jah, ja sellepärast me peame alustama hoopis teisest otsast, ehk siis me peame alustama selle plaani poole pealt. nii, vaatame, see ekraani asi sai ära. on juba päris hea, kuid tahaks rohkem. number 2, rohin ja istutan taimi ühest kohast teise. mul on alles plaan hakata aeda rajama ja proovin ennetada protsessi ja saavutada kohe vau. just, kui sa oled nullis, kui sul ei ole veel mitte midagi, sul on tühi lõuend, siis sa oled täna absoluutselt õiges kohas ja sa saad alustada palju vähemate vigadega kui sel juhul, kui sa hakkaksid juba taimi enda aeda tooma. Ähm, ma sain eelmine aasta enda aias, oli käest lastud ja nüüd üritan siia ilusat aeda luua. aega on totaalselt vähe, ajapuudus on krooniline. aeg, töö Soomes, aed Eestis. mulle sobiks see kolmas variant. aed oleks vau ja ilma lõputu tööta. tühi aed, aga jagatud naabritega, tara seatapu piiramine ei tundu mõeldav. alati saab midagi paremini, samuti midagi õppida. olen praktiliselt nullis. just, et kui sa oled nullis, siis see on see koht, kus alustada. ja millega mina sind täna aidata saan, et kui sa otsid seda viisi, kuidas muuta oma aed harmoonilisemaks, kuidas muuta oma aed lummavaks, kuidas tuua enda aeda seda vau-efekti, ilma et sa peaksid igal päeval või igal nädalavahetusel hommikust õhtuni töötama, siis tegelikult see on koht, kust alustada. meil võivad olla efektsed taimed, meil võivad olla efektsed elemendid, aga need ei loo ilmtingimata sulle seda vau-efekti aeda. me peame alustama millestki muust ja sellest millestki muust me täna hakkamegi rääkima. mis teeb ja annab siis sellele aiale tõeliselt vau-efekti? see vau-efekt sünnib eelkõige tegelikult ikkagi esimesena disainitööl. See sünnib sellega, et sa paberile hakkad midagi joonistama.
kõige lihtsam on võttagi paber kätte ja hakata sinna midagi joonistama. mitte sellest, et sa hakkad nüüd hoolsamaks, et sa hakkad järjest rohkem rohima, kui sul on naat. keegi mulle just kirjutas, ja täna hommikul Falk saatis mulle ühe toreda teksti ühelt meie kliendilt, kes on olnud Unistuste aiaklubis ja kes kirjutaski, et jah, kui ma varasemalt kevadel alustasingi naadiga rohimist, siis tegelikult ühel hetkel mul viskas kopa üle ja ma enam seda ei jõudnud teha, sest selg hakkas valutama. kellel on veel olnud seda, et kevadel hakkad suure hooga naati rohima, noh, kellel on veel naat alles, kes ei ole 10 korda käinud siin webinaril, siis kaua sa jaksad seda naati rohida, jah, kellel on see naat veel alles? Siis kui sul on naat on alles, siis ei ole mitte mingisugust mõtet hakata sinna istutama mingeid ilutaimi, puid, põõsaid, püsikuid ja loota, et see naat lihtsalt kuhugi ära kaoks. kui sul see naat on alles, siis selle naadiga tuleb tegeleda. ehk siis kaks olulist asja, et me saaksime selle vau-efekti, et me saaksime selle nagu võimalikult suure aja kokkuhoiu, on see, et me teeme plaani. Me määramegi ära, et kuhu midagi tuleb, mis kujuga, mis suurusega, kuidas see nagu praktiliselt jääks läbitav, kuidas see hooldus pärast hakkab olema. ja teine osa sellest on see, et me teeme selle ettevalmistuse ehk siis pinnase ettevalmistuse, et see naat ei oleks seal sees või see kassitapp ei oleks seal sees või see seatapp. jah, et kui sul on naat, siis sa oled õnnega koos, sest et naadist on võimalik väga lihtsasti lahti saada. kui sul on midagi muud, näiteks sul on osi, kassitapp, seatapp, mingi taraseatapp, mis veel, ohakas, põldohakas, siis sa oled nii-öelda järgmine level, järgmine tase, siis on sul natuke rohkem vaja kannatust, rohkem vaja tööd sellega. aga naat on kõige lihtsam, nii et kui sul on naat, siis oled õnnelik tegelikult väga-väga. ja mida see disain annab? see disain kõlab küll sihuke väga eriline sõna, et oh, nüüd peab disainima. aga disain ei ole mitte midagi muud kui see kujundus, milline see aed siis välja hakkab nägema. ja see disain annab siis korra, see annab rütmi ja see annab ka selle hingamisruumi, ehk siis meil on vaja luua teatud korda, et saada ühest küljest siis seda vau-efekti ja teisest küljest ka seda lihtsamat hooldust. Ja muidugi õiged taimed õigesse kohta, see on ka selline võtmekoht, mida tasub silmas pidada. kui meil on valed taimed aeda otsitud, valed taimed aeda toodud, siis see tihtipeale tähendab ka palju rohkem tööd, see tihtipeale tähendab ka kiratsevaid taimi. ja ükski kiratsevate taimedega aed ei näe nii-öelda hea lopsakas välja, ehk siis vähem hooldust, rohkem ilu tähendab ka siis see õigete taimede leidmine, õigete taimede kasutamine. ehk siis ainult ilusad, terved, lopsakad taimed annavad selle vau-efekti. lisaks siis kõigele muule, et kui meil on uhked hooned, uhked kõrvalhooned, võib-olla on mingid erilised aiakujunduselemendid, võib-olla on skulptuurid, et ainult sellest ühest taimest, ühest skulptuurist, ühest elemendist ei teki vau-efekti. see vau-efekt tekib tervikust ja nende erinevate asjade koos toimimisest. et kui me seda pilti vaatame ka, siis sügisel no väga suure vau-efekti annab see kuld, vits, fireworks, aga jah, üksikuna annab ka nii ja naa, aga ta õitseb nii hilja, et mida sa suvel tahad temast vaadata, ta on lihtsalt roheline, aga ta on imeline vahetäide nagu püsikute peenardel just sellisel suvisel ajal, kui teised püsililled õitsevad ja siin on näha ka, et siin on vahel õitsenud liiliad, Leitlini liiliavarred on siin näha, siis siin on mingid kõrreised vahel, see on siis harilik kastikhein, siis on ära õitsenud Virginia männasmailane, tema varred siin veel püsti ja tagataustaks on siin terve talv siukse pruuni lehestikuga pöögihekk ehk siis ka mingi element ja need kõik koos moodustavad selle ühtse terviku ehk siis vau-efekt ei tule ilmselt nendest üksikutest elementidest, vaid see tuleb kogu tervikust. ja tihtipeale öeldakse ka, ma tean, mul väga palju sakslased ütlevad, et
tead, Maria, ma ei saa teha endale sellist aeda, nagu sul on, sellepärast et kellel on selline park ja kellel on siin Saksamaal üldse nii suur aed. Ehk siis ei, ma ei saa seda teha. Kusjuures Saksa kliendid väga palju ütlevad, ei, ma ei saa midagi teha, sest mul ei ole üldse midagi. aga tegelikult neil on ikkagi see maajupp olemas ja see vau-efekt ei tule sellest suurusest. see vau-efekt tuleb nüüd läbimõeldud kujundusest. ka selles väikses aias me saame väga palju asju läbi mõelda ja luua seda vau-efekti. ehk siis ei ole ilmtingimata see, et nii, mul on nüüd suurus. jah, suures aias on seda lihtsam luua, seda vau-efekti, aga me saame seda sama hästi ka väikses aias luua ja võib-olla veel põnevamalt isegi luua. jah. Jaa, see kuldvitsa küsimus, ma näen korra. kas kuldvits ei ole meil keelatud võõrliik? Jaa, Kanada kuldvits on meil keelatud liik. väga hea tähelepanek. aga see ei ole Kanada kuldvits, see on kuldvits. see ei külva ennast edasi, see ei levi edasi niimoodi nagu Kanada kuldvits, aga jah, tuleb tähele panna, mida me enda aeda toome ja mis meil seal aias juba on. kui meil on Kanada kuldvits, siis ma tean, paljud aiapidajad, kellel see on olemas, ütlevad, jaa, väga ilus. jah, ta ongi väga ilus, aga sa pead tähele panema, et ta ei leviks sul edasi, sest et ta kasvab väga hästi ka kuskil süütismaadel, kuskil põlluservadel ja kui ta sinu aiast saab alguse, siis tegelikult see on väga-väga kole lugu. ehk siis pigem tuleks temast loobuda ja tema asemele midagi istutada, mis on ka efektne, aga mis ei lähe nii hullult ei levi edasi. ehk siis see taimede valik on ka väga palju seotud sellega, et kui palju see taim hoolt vajab, et osad taimed ongi, püsivad ühe koha peal, ei külva ennast edasi, püsivad aastaid seal, ei vaja mingit uuendust, ei vaja mingit külmakatet ja teised taimed näevad väga head välja, aga levivad hullult risoomidega edasi, seemnega külvavad ennast hullult edasi, teiste taimede sisse külvavad edasi. kes siin nüüd rohkem on olnud webinaridel, pane mulle siia julgelt chati, milline taim on sinu aias nii-öelda selliseks hulluks muutunud või ilu on muutunud nii-öelda tööks ja tüliks tegelikult. et et mis taimed, just ilutaimedest, et mis taimed need on sinul näiteks olnud, et siin on väga palju osalejaid ka, kes varasemast on siin juba käinud ja kes on enda aias väga palju asju juba ka katsetanud. jah, kurdlehine roos, Kanada roos. nii, Virginia tombitupik on ju Floksid, jah, just floksid. Floksid, kellel ei ole aias flokse. ja floksid on sellised püsikud, kes väga hästi ka külvavad ennast edasi. osad sordid annavad seemet, osad ei anna nii hästi seemet. ehk siis, kui floks külvab sul aias edasi, siis juhtub selline asi, et ühel hetkel on sul seal värvipundar sellest floksist ja kujundusest ei ole enam mingisugust haisu, jah, ja ta külvab ennast sisse teistele taimedele ja see on nagu tegelikult väga-väga tülikas. ehk siis floksid võivad olla ka absoluutselt tüütused. või siis, kui me vaatame nüüd näiteks disaini elemendina või vau-efekti elemendina ka näiteks maakeldrit, meil on üks maakelder, mis on väga populaarne olnud siin viimasel aastal eriti, sest et see sai, minu meelest eelmisel aastal sai see valmis. ja kui me seda kliendi aias planeerisime, siis me planeerisime seda koos asukohaga, et kuhu see kelder siis võiks minna. ja millegipärast meil oli koos kliendiga oli arvamus, et nii, me peame selle panema nüüd sellise koha peale, strateegiliselt hea koha peale, kus me majast teda nagu nii otse ei näeks. ehk siis me näeksime külje pealt, et see maja tulebki nagu selle külje peale ja et me ei näeks otse, sest et noh, visuaalselt võib midagi ära rikkuda, aga tänaseks on selgunud see, et see keldri element on muutunudki üheks vau-efekti elemendiks selles aias, kus see siis asub. ehk siis me võime arvata, et mingi asi võib olla, noh, rikub midagi, aga teisest küljest ta võib hoopis muutuda ka selleks vau-efektiks, kui me selle siis vastavalt niimoodi kujundame. jah, nii. ja lähme nende disainiprintsiipide juurde, mis siis loovad selle vau-efekti. ehk siis vau-efekti me saame ette planeerida väga palju.
loomulikult me võime kunstiliselt mõelda, et ei, et me peame katsetama ja siis vaatama, mis välja tuleb. Jah, see on ka, aga see tuleb alles siis, kui sa tead neid põhiprintsiipe, siis kui sul see põhiülesehitus on selge. ehk siis, kui sa oled aiakujunduse kursuse läbi teinud ja saad aru, kuidas seda aeda üldse üles ehitatakse, kuidas seda kujundust kokku pannakse, siis peale seda sa saad hakata ähm, katsetama mingeid asju rivist välja nagu planeerima või hoopis teistmoodi läbi mõtlema, sellepärast et sa tead, kuidas see süsteem seal taga on ja kus ma tohin mingis raamistikus nagu liikuda, et see vau-efekt nagu säiliks ja et see vau-efekt võib-olla veel võimenduks. ja esimene printsiip, mis siis on see, et meil on olemas kujunduses rütm, meil on olemas kordused, sest need loovad ühtsust, need loovad ka voolavust. ja siia ma valisin ühe sellise sügisese udupildi, kus on hästi näha, kuidas terava õiene kastik, see sihuke helepruun kõrreline, siin kordab istutusala lõikes ja see paneb nagu silma liikuma teatud suunas ja sellega tuleb see ühtsus sinna istutusalasse. või siin on ühed punanupud, see peaks olema see Blackthorn, ka jälle, see on suht lähestikku, aga jälle mingi kordus tuleb sisse, see seob sul pilgu ära. ja siis on seal vahel mingid teised taimed. ja see pilt või see kordus võib olla erineval ajalhetkel erinev. kui sa vaatad, siis see värv kordub ka tegelikult värvina siinpool luhtkastevarre õisikutes, et see kordus võib olla nii selles samas liigis, samas taimes, aga see võib ka olla värvis, see võib ka olla vormis, ehk siis see kordus võib olla erinev. siin on üks pilt Kersti Vaga aiast Saaremaal, kus on ka hästi näha ära kordused. siin on näiteks Hiina siitpööris on korratud või siis teravõieline kastik jälle oma püstiste õitega korratud. ja siin vahel on mingid püsililled, mis on ka korduses, aga siit praegu on natuke neid korduseid näha, näiteks Faassai naistenõgest on siin korduses näha või siis on see kukehari siin tagapool ja siin eespool või mesiohaka näiteks, need nupukesed on siin keskel ja siis siin eespool näha, ehk siis mingid kordused on alati sees, mis seovad selle ala ühtseks. ja kusjuures see pilt on nüüd septembrikuust ja septembrikuus need osad suvised püsililled on juba ära õitsenud, aga vot siin tulevadki esile just need struktuurid, et struktuuride ilu on see, mida me peaksime ka arvestama, sest et see annab just sügisele selle oma võlu, oma efekti. sest sügise poole tuleb neid õitsvaid värve vähem, aga lillepeenra puhul või istutusala puhul ei ole ainult see värv ja õievärv määrav, vaid ka taime haabitus, taime kuju, taime üldine värv nüüd sügise poole, sest sügisel kõik läheb pruunimaks, kõik läheb mustaks, poriseks. aga me saame seda värvi ka arvestada, see on loomulik protsess, me ei saa sügisel loota, et meil kõik on uhkelt lopsakalt õies, nii nagu on juulikuus. kui me planeerime aia nii, et ta on sügisel lopsakalt õies, siis see tähendab seda, et sul juulikuus ei ole seal suurt mitte midagi. me saame ka oktoobris lopsakalt õit planeerida erinevate sügisasterdega, aga mis sul on siis seal näiteks juunis, mis on juulis, mis on augustis? et me peame vaatama, kuidas me kõik need kihid ja kõik need ajad sisse saame võtta. nii, siit on seesama Kersti Vaga aed, mis oli siin sügisene pilt, on siit seesama ala siis vot ma ütleks, mis aeg see on siis. ikkagi mingi suvisem pilt, kus veel õitsevad need suvisesed astrad, siis no ikkagi sügise poole mingisugune pilt, ma ei julgegi öelda, mis ajal see foto nüüd on tehtud. ta ei ole väga suve algus, pigem on ta suve lõpupoole, siin on juba mingid sügisastrad õitsevad. jah, et siin sa näed ka ära, et mingid kordused on sees, mis loovad selle ühtse ja see on ka kusjuures
see, et jah, sügisel võivad ka sul need värvilaigud siin sees olla, aga on mingid laigud, mis on juba pruunid, mis on juba koltunud, näiteks seesama nurk, kus me vaatasime, seal olid need raudrohud. Need on sügiseks juba ära õitsenud, aga suvel, kui seda ülevalt teha fotot, siis need on nagu täisõies. Ja see kordus ongi oluline, et seda rahu ja harmooniat sisse tuua, aga see liiga palju erinevaid taimi võib ka jälle segaduse tekitada, et kui sa üksikuid asju hakkad kordama ja võib-olla kui sa liiga juhuslikult hakkad kordama, ilma süsteemita hakkad kordama, siis võib tekkida ka jälle see segadus. Ehk siis, kui sa kordad, saad rahu, aga see kordusel on ka jälle ähm, oma põhimõte, kui palju sa midagi võtad, et see kordus veel oleks silmale hea, et ta oleks harmoonia looja, mitte segaduse tekitaja. siin on üks hea pilt sellisest varasuvest koos hariliku öölille, kurekellade ja siis ilulauguga, see on nüüd Globemaster, kus tuleb kontrasti natuke sisse, kus tuleb kordust sisse, värvikordust, see lillakas õis, kord nagu värvikordusena ja hästi see harmoonia pool tuleb siin sisse näiteks. või siis üks foto eelmisel aastal rajatud liivapeenrast, kus on kus sel suvel ma vaatasin, et väga hästi on tulnud see sidusus siia sisse, et kui me vaatame seda ürtpunanuppu ja kahkjat siilkübarat, siis neil mõlemal on need nupukesed ikkagi päris ühte tooni, pluss siis õitsemise ajal on see Kalamakrostis vaaria, see on üks kastik, see on ka niisugust veinipunakat tooni nagu viskab sisse ja kuidas need omavahel nagu hästi harmoneeruvad, kuigi nad on täiesti erineva struktuuriga, aga see värv on see, mis seob ära selle üheks ühtseks tervikuks. siis teine oluline printsiip on see, et kontrastid ja tekstuurid. Need on need, mis loovad sellist natuke pinget, natuke iseloomu annavad, panevad aia elama. Ja mis need kontrastid on, siis ongi pehme, tugev, hele, tume. seal võivad olla ka värvikontrastid, kui sa võtad värviringi ehk siis lilla ja kollane või lilla ja oranž või sellised punane ja roheline näiteks, et ka need on kontrastid, mida me saame kasutada teadlikult aia kujundamisel ja ka lehevärvid, lehevormid ja tekstuurid, et kui meil on peenikesed lehed, meil on laiad lehed ja kui neid omavahel kokku kombineerida, siis tekivad need kontrastid, mida inimese silm tegelikult väga palju tahab näha, mis annabki selle huvitava efekti aias. ehk siis see kontrast toob sellist põnevust sisse, toob elu sisse. kui me seda pilti ka siin vaatame, sügisel just eriti, ka suvel on see oluline, aga just sügisel tulevad need kontrastid väga tugevalt esile, sest et püsililled lähevad enamik ikkagi selliseks tumedaks, tumepruuniks või mustaks ja kõrrelised, väga paljud lähevad siis heledaks, kas siis valkjaks, helepruuniks ja siis ongi see õhulisus, siin on näiteks niisugune hästi õhuline luhtkastevars ja siis tugevad siilkübara, punase siilkübara õietutid siin vahel. ehk siis kui need jätta nüüd talveks püsti, siis tekibki nagu see heleda-tumeda kontrast, et praeguse oktoobri, novembrikuu, ka detsembrikuu, sest et väga palju Eestis noh, detsembris ikkagi see lund veel ei tule on see, kus me saame aias ka vaadata, käia ringi ja vaadata, et mis meil seal aias praegu põnevat on. või siis osad püsililled, nagu siin nurga peal on sile sügisaster, see alles alustabki novembris õitsemist, et see pilt on vist kuskil oktoobri lõpust, siis ta veel ei õitsenud, aga praegu ta juba õitseb. et ka hästi hilised õitsejad on need, mida me saame oma aeda tuua sisse. eile meil oli just vestlus sertifitseerimisprogrammi liikmetega, kes käisid meil aias ja me tegime väikse aiatiiru ka ja oligi see küsimus, et miks ma panen siis sügisel nii hiliseid õitsejaid, et ma nagunii ju siis aeda ei tule. aga vot see ongi see mõttemuutus, et jah, me ei tulegi aeda, kui meil on kõik tühi ja meil ei olegi seal midagi vaadata, aga me tuleme aeda, kui me oleme selle kallal ise tööd teinud, kui me oleme sinna erilisi taimi sisse toonud, sisse planeerinud
ja mis õitsevadki novembrikuus, nagu see sile sügisaster, mis on praegu väga imelise sellise helesinise õiega. kahjuks mul seda pilti sul ei ole täna siia kaasa võetud, aga see on tõesti väga uhke sellise õhulise struktuuriga ja hilise õitsemisega. või siis mõned teised sügisastrad, siin keskel on ka üks teine sügisaster, mis moodustab imelise nagu värvikoosluse koos selle pruuniga, heledaga siin taga, pluss siis selle õhulise kõrrelisega siin ees, et ongi värvilaik selle hääbuva pruuni keskel. et seda värvilaiku me saame sisse planeerida ka oma aeda nagu sügises. Siis, mis veel kontrasti loovad või sellist läbipaistvust ka tekitavad, on erinevad punanupud. et punanupud on väga mitmekesised selles mõttes, et neil on erinevaid õitsemisaegu alates kuskil mai lõpust kuni oktoobrini välja, jah, erinevad punanupud ja nemad annavad väga palju istutusaladele õhulisust, sellist läbipaistvust oma nupustruktuuriga, pluss siis putukatele ka imelised magnetid, putukad väga armastavad punanuppude õisi, jah. et siit tuleb see õhulisus ja tuleb jälle see struktuuride erinevus. nii, siis siin ka üks hommikune vastu päikest udune pilt. siin ees on natuke näha erinevad või noh, mitte erinevaid, vaid üks väga suure õiega sügisaster, õiekas sügisaster, mis moodustab tugeva värvilaigu just oktoobrikuus. nüüd on ta juba hakanud ära õitsema, aga siin taga siis jällegi siuksed õhulised kõrrelised, ära õitsenud Virginia männasmailase õisikud on ju siin, jah. siis lehestik, näiteks siin on nüüd selline kollane lehestik, et see Virginia männasmailane ka on huvitav, et ta muutub sügisel päris palju, ta muutub lõpuks selliseks mustaks või tumeda pruuniks, aga enne seda on tal kollane lehestik ja see lehestik ka jälle selle pruuniga väga hästi sobitub kokku ja annab sellist lisaefekti jälle istutusaladel. või siin kõrval on näha ka sellised rohelised, tumerohelised kõrrelise varred, need on nüüd rooksini helmika varred. siin taga on teda natuke näha pikemalt ka. ta moodustab sellise põneva kardina, millest sa saad läbi vaadata, ehk siis seda me saame ka teadlikult oma aia kujundamisel kasutada, et ta moodustakski selliseid salapäraseid kardinaid, kust sa võib-olla hooga läbi ei vaata, aga vaatadki, et näe, seal on midagi, läheb veel edasi. ja pärast sügisel, noh, praegu nad on juba siuksed kollakad, oranžikad, et lähevad tugevalt, muudavad siis ka värvi. või siis siin kõrval Hiina siitpööris püüab imeliselt sellist hommikuvalgust või õhtuvalgust, sillerdab päikese käes, et ka jälle väga hea element, mis loob just põnevust ka sügiseses aias. nii, siis teiselt poolt jälle struktuurid, et siin on natuke sellist püstist õit, hiidiisopp koos astilbedega, pluss siin taga siis Kalama Crossisvaria ehk siis kastik, pluss siis mingisugused nupukesed siin kõrgemal, mis annavad mingil hetkel selle värvilaigu. siin vahel on kusjuures veel üks Virginia männasmailane, mis on veel täiesti roheline, ehk siis erinevad sordid muudavad enda värve nagu erinevatel aegadel, et see on kõik, mis annab seda lisapõnevust. siis siit on tagantpoolt nüüd näha need rooksinihelmikad, hästi põnevad, kui nad tuules õõtsuvad, siis ongi siuksed nagu liikuvad kardinad, et eriti vihmaga, tuulega, härmatisega loomulikult väga-väga efektsed. või siis siin natuke seda kontrasti, kus on igihaljas kaerand, ta õitseb üsna varakult, tal on need õied, mis annavad õhulisust, mis annavadki seda graatsiat peenrasse, pluss siis värvilaigud, siin on nüüd Kuubani naiste nõges koos teiste püsikutega, mis natuke hiljem õitsevad. vahel on siin kurereha rosann näiteks, et see värvigamma läheb kõik kokku, aga jälle mingid kordused on olemas nii värvis, nii selles samas liigis.
vormis, tagapool see Virginia Mannas Mailane ka samal ajal õitseb, see tonaalsus läheb kõik näiteks kokku. Mhm. Ja kolmas printsiip, mis on ka hästi oluline, mida tihtipeale võib-olla ei teadvustata, aga mis peaks olemas olema, on siis tühjuse avarus. Lase aial hingata. et ma tihtipeale õpetan seda, et aial peab olema süda. aial peab olema see keskkoht, kuhu sa ei tohi mitte midagi planeerida, kus ongi see tühjus ja ümber selle hakkab see kogu mäng käima ja aed vajab seda tühja ruumi sama palju kui taimi, sest et muidu sul ei tule need taimealad, istutusalad nii hästi üldse esile. Ja see tühjus on nii-öelda see luksus, see võib olla nii-öelda luksuse võtmes ka, et see toob selle ilu esile, toob tasakaalu esile, et kui meil aed on täis topitud mingeid taimi ja seal tasakaaluks ei ole seda tühja ruumi, mis tooks nagu, mis raamistaks seda, siis me võime kõik need taimeplaanid, kõik asjad nagu ideaalselt välja vorpida, aga kui see raam puudub või see tühi osa puudub, siis noh, midagi jääb puudu, et sa inimesena tunned, et jah, nagu võib-olla väga ängistab. ehk siis mõnikord on see, et vähem on rohkem, aga samas jälle on ka see oluline, et kui meil on tühi aed ja siis me võtame ühe väikse tutsaka, paneme sinna mingi istutusala, siis see kõik peab olema tasakaalus, ehk siis me jõuame siin välja jälle selle tasakaaluni, et kuidas seda tasakaalu siis luua. et seda me kõike õpime aiakujunduse kursusel, et kuidas seda tasakaalu luua. Sest et näiteks kui sul on 2000 ruutmeetrit aed, siis sa ei saa sinna teha, ma ei tea, 10 ruutmeetrist peenart või 50 ruutmeetrist peenart ja siis mõelda, et nii, nüüd on see aed kujundatud, nüüd on see tervik. Niimoodi me tervikut ei saa, et me peame ikkagi võtma selle tasakaalu põhimõtted ja selle kujunduspõhimõtted nagu käsile, et kuidas me seda tasakaalu siis loome. See Kuubani naiste nõgese juures, mis siin on äh, see, see on siis igihaljas kaerand, et see on päikeselise ja kuivema kasvukoha ideaalne liik. ja see pilt on kusjuures juba hilisem, siin juba õitseb ka monarda, see on sama koht, ainult et natukene teise nurga alt koos monardaga, tagapool on punanupud ja siis tuleb ka soo piimalill, mis lähevad nagu sinna allapoole niiskema koha peale. see pilt on ka kusjuures Kersti Vaga aiast Saaremaalt. ja siin on mõned näited sellest, et kuidas see tühjus siis on, et kui meil on nagu väga palju istutusalasid, see on nüüd Palusalu aias, siis siin vahepeal ongi see tühjus ja see tühjus annab ka tunde, et nii, nüüd siit ma võin ju minna edasi, vaadata, mis sealtpoolt edasi läheb ja ma saan nagu käia ümber nende alade ja kogu see noh, värvide kordus, et see on nüüd tehtud oktoobrikuus üks pilt, kus ongi need sügisastmed, kus ongi need pruunid, heledad, kõrreliste struktuurid on ju. no siin ka tühjus, mingisugune muruala, mis toobki selle istutusala rohkem esile. ehk siis ongi nagu kontrastid jälle siin ka, et sul on kujundatud ala, sul on mingid kõrgemad taimed ja sul on niidetud murupind, mis moodustab ka jällegi kontrasti, et kontrastid on need, mis inimesele on ikkagi üliolulised, et seda põnevust luua, et luua seda tunnet, et näe, see ongi see vau-efekt näiteks. no siin on ka jälle mingi muruala ja siis on mingi istutusala, kus on kõrgemad taimed, see on nüüd mingi suvehakupilt, kus on ka juba värvi, kus on mingid esimesed päevaliilijad, kus on harilik öölill ja kõik need lehestikud on ka olulised, et need lehestikud kevade poole, jah, need ei õitse veel, need on hilisemad päevaliilijad, aga see lehestiku struktuur on ka hästi oluline ja see, mida me tegelikult ka vaatama läheme, sest et kui me oleme terve talv siin lumehanges istunud, siis ühel hetkel me tahame seda rohelust ja siis on tegelikult iga roheline lible, mis maa seest välja tuleb, mis on üle talve elanud, on tegelikult väga-väga rõõmustav ja loomulikult, kui sul on seal mingit õitsemist veel juures, on seda enam parem, on ju. siis see tühjus võib olla ka
selles mõttes põhimõte või selles mõttes oluline, et sul ongi tühjus, mingi roheline rahulik vahematerjal, mida sa kasutad siis nende õitsvate taimede vahel. no siin on see klassikaline näide aedleeklillega. meil on aias väga palju aedleeklille. Ja kui need oleksid kõrvuti, siis tegelikult need tunduvad olevat täiesti erinevad sordid, aga kui need oleksid kõrvuti, siis nagu mingit erilisust või mingit efekti nad omavahel ei suuda luua, aga kui siin on vahel mingisugune roheline või mingi rahulik mass, siis tuleb nende ilu ka paremini esile. ja see rahulik mass võibki olla mingid kõrrelised või mingid sügisastrad näiteks, mis hoopis hiljem õitsevad. aga kui sa mõtled nagu sammuke edasi, et mis sul nagu selle koha pealt sügisel on, siis sügisel sügisaster ja floks näevad üsna samasugused välja. kui see sügisaster ära õitseb, siis nad on kõik sihuke must või tumepruun selline jama. et kui sa tahad mingit heledat asja vahele, siis see võiks võib-olla kõrreline olla, mis sügisel ka mingeid neid kontrastide erinevusi esile rohkem toob. või kevade poole on hästi palju rohelust, siis mis on need taimed, mis meil värvi toovad, mis toovad sellist struktuuri. siin on näiteks ilulaugud, Globemaster ja mingi teine sort, mis on juba ära õitsenud. ja siis on metssalveid ja loomulikult lehestikud. ürtpunanupp on väga imelise lehestikuga just väga varakult kevadelt, kevadest saati, jah. ja kui kaste maha langeb või vihma sajab, siis tal jäävad need piisad jäävad kõik siia nende lehesakkide külge kinni. ehk siis ja muidugi roheline lehestik kõrreliste poolt, et see kõik on, mis mõjutab seda üldpilti, vau-efekti ka toob. ehk siis vähem tööd, rohkem ilu. kuidas sa seda saad, on väga palju see, et kui sa oled selle aia targalt kujundanud, siis see aed hooldab end ise. jah. ma tean, et sa ütled siin, et jah, ei, päris see nii ei ole. jah, see ei olegi päris nii. et kui sa praegu pead, ma ei tea, igal nädalavahetusel endal seda aeda korras hoidma või aias mingitel aladel hooldust tegema, siis tegelikult läbimõeldud kujunduse puhul, pluss siis õigesti ettevalmistatud pinnase puhul, piisab, kui sa teed seda hooldust. kui sa teed näiteks 2 korda aastas korraliku hoolduse, siis sul see aed ei saa nagu täiesti hukka minna ja sa visuaalselt ei näe. loomulikult seal mingeid umbrohtusid võib tulla vahele. ja servahooldus on muidugi see, mis tuleks nagu tihedamalt teha, aga see põhiala hooldus, kui sa teed 2 korda või 3 korda, siis sellest juba tegelikult väga palju piisab. et sa ei pea igal nädalavahetusel mitte mingil juhul seda hooldust tegema, kui sul on see asi läbi mõeldud. ehk siis disain pluss pinnas, kuidas see pinnas on ette valmistatud, kuidas sinna on mingit materjali juurde toodud, juurde segatud või ei ole seda tehtud, pluss siis õiged taimed. see on see koht, kus siis tulemuseks on nii-öelda see vabadus, rõõm ja väga palju parem tulemus kui ilma selleta. jah. ja siin on mul ka hea lugu kohe jagada sulle Üllelt. ma jagan sulle Ülle videot. Ülle on olnud meil aiakujunduse kursusel mõned aastad tagasi ja tema tegeles oma aia kujundamisega, olemasoleva aia ümbermuutmisega ja ma jagan sulle siinkohal kohe Ülle lugu, kuidas tema seda tegi ja kuidas temal see siis nii-öelda õnnestus. nii, ma loodan, et ma saan nüüd õige koha siit kätte. nii, anna mulle chatis teada, kas sa kuuled. ehk siis ma palun täna sõna siis Üllel esimesena. Ülle jagab siis enda aia lugu, kuidas tema aiast on saanud lühikese ajaga uhke, uhke uus aed, kuigi Üllel oli enne ka väga ilus aed. aga Ülle räägib siis ise natuke lähemalt. Ülle, kas sa saaksid palun jagada enda ekraani? Ja ma kohe panen. Kuulete mind ilusti?
jaa, oled ilusti kuulda. Ahah. Ma pean enda jagamise kinni panema. Ma räägin enne, kui Ülle alustab, et Ülle oli siis aiakujunduse programmis ja tegeles enda aia ümberkujundamisega. Kõigepealt suur tänu, Ülle, et sa said täna siia tulla meie webinarile ja natuke rääkima, kuidas see teekond sinu jaoks oli. Ma loodan, et sa saad ka siis enda slaidid meile siia ette lasta, sest et sul olid väga toredad muutuse pildid, mida on kindlasti tore vaadata. Ma ütleks, et vabandust, ütleb, et see korraldaja ei luba. oota, nii, nüüd luba. Nüüd lubab, jah. Nii, te näete? Jaa, nüüd on ilusti näha. Väga tore. Mina olen siis Ülle. Minu aed asub siis Kviilis, Harjumaal. Aed tegelikult ei ole suur või kogu kruntsist on 2000 ruutmeetrit. Peamisi istutusalasid ei ole väga palju, 13. Selle ala peale ma olen siis kokku suutnud täna panna ligi 1300 taime. Mul on üsna palju roose, 70. On üle 600 püsiku, põrelisi palju, siis on ka ligi 30 puud ja ligi 300 okast puud, aga sealhulgas on ka hekitaimed. Ja esimesed puud tegelikult on siis juba mõnda aega olnud, et aastast 2011 aia kujundamise programmiga ma liitusin siis 2020 ja peale seda hakkasin vaikselt tegema, et kaevasin kõik alad puhtaks 2021 ja siis 2022. Nii et see aasta oli siis esimene suvi, kus nagu suurem töö oli tehtud ja ma sain nagu rohkem nautida. Aga enne kui ma lähen nende ülejäänud piltide juurde, siis natukene sellest, et ma kolisin siia siis aastal 2013 ja siin ei olnud mitte midagi peale nende suurte puude, mis olid juba istutatud enne mind. Ja ma aiakujundusest ka mitte midagi ei teadnud. Ja siis kuna mulle meeldis aias teha, siis ma ostsingi siit ja sealt erinevaid taimi, panin neid maha. Siis vaatasin järgmine aasta, et vist ei sobi, siis tegin jälle ümber. Siis katsin multsiga, siis vaatasin, et mults mulle ikka ei meeldi, siis ma võtsin multsi ära. Ühesõnaga toimetasin aias. Ma iseenesest tegelikult olin nagu õnnelik ja rõõmus, aga ma sain aru sellest, et nagu sellist harmoonilist tervikut teha ma ikkagi ei oska. Ja mul nagu käsi hakkas värisema selle peale, et nagu nii nagu päris ikkagi ei saa ja tegelikult see, millest sa rääkisid, et nii aja raiskamine kui ka raha raiskamine, sellest ma sain ka aru, et nagu saaks paremini ja saaks efektiivsemalt. Ja siis oligi aasta 2020 kevad, kui avanes esimene aia kujundamise grupp. Mul oli esimene laps oli 4-aastane ja ma ootasin teist last ja siis ma mõtlesin, et kui ma koju jään, siis ma ühinen selle aia kujundamise grupiga ja hakkan selle raames siis endale aeda tegema. Ja nii ma tegin ka. Et tänaseks on ta siis, valmis ta ei ole, on ju, aga enamus istutusalasid, suured alad on rajatud. Kui keegi külla tuleb, siis tavaliselt öeldakse, et esimene asi on see, et oi kui ilus, teine on see, et sul vist on väga palju vaba aega. Noh, ma ei tea, ei ole. Nüüd ma käin täiskohaga tööl, on ju, mul on 2 väikest last, aga ma pigem ise mõtlen sedapidi, et tegelikult ongi nii, et kui sa teed alguses juba õieti ja sa vaevad kõik need istutusalad korralikult läbi, kui sa istutad need taimed sellise tihedusega, et sul ei ole vaja kogu aeg umbrohtu eemaldada, et siis tegelikult on võimalik nii, et sa ei pea nagu oma vaba aega panema nendesse aeda. Nii. Ülle, ütle korra seda ka, et mida sa oma erialal teed, et siis on natuke parem aru saada ka, et kas sa oled siis aiakujundust kuskil õppinud või sa oled hoopis erialalt teise eriala peal? Tegelikult ma ei ole õppinud. Et ma olen töötanud väga pikalt moevaldkonnas ja nüüd töötan üldse toidutootmise valdkonnas, olen ostujuht
nii et aia kujundamisega ma tegelikult nagu professionaalselt seotud ei ole. aga mulle see väga meeldib hobina ja mulle aias väga meeldib toimetada ja mulle väga meeldib istutusplaane, aiaplaane teha, nii et see on mu hobi ja erialalt, eriala mul ei ole. nii, ma näitan siis üle pilte ka. Pildid on siis tehtud selle aasta kevadel kõik või vabandust, selle aasta suvel, suve jooksul. et mul on üsna palju tulpe, mulle väga meeldivad tulvid. üleüldiselt mul on selge visioon sellest, mis taimed mulle meeldivad ja mis mulle ei meeldi ja mis värvid mulle meeldivad. üldjuhul kollast oranži ma aias ei leia. enamus värvikombinatsioonid on sellised, nagu siin on näha, on ju roosa, selline purpur, sinine, valge. Need on nagu need, mis minu jaoks nagu töötab ja mulle meeldib. Siis on üsna palju roose. tegelikult küll mulle roosid väga meeldivad, aga mulle tundub, et nad on ikkagi, pead arvestama sellega, et nad tegelikult vajavad oluliselt rohkem hoolt kui kitsalt vajab. et siin on jälle mu lemmikkombinatsioon ehk siis roosa-valge, taga paistab lilla. roose jälle, metsalveiga, väga ilusad. siis siin on nüüd järgmine istutusala, mille ma tegin täitsa nullist. ja see on ka see istutusala, millega ma olen tegelikult kõige rohkem rahul, sest ma sain nagu täiesti puhtale maale teha. enamus alad mul olid sellised, kus mul juba oli midagi olemas. mul oli väga palju okaspuid, mul oli väga palju põõsaid, mis ma siis olin kokku ostnud enne, kui ma aiakujundamise programmi tulin. mul oli üsna palju vestlusi Mariaga sellel teemal, et äkki ikka kuidagi saaks, äkki ikka jätaks, ma ikkagi ei tahaks loobuda. et ma tegelikult andsin ka üsna palju taimi ära ikkagi, viisin oma emale, viisin oma sõbrannadele, mis lihtsalt ei mahtunud enam. ja ma sain nagu aru sellest, et ma mingitest asjadest pean loobuma selleks, et üldist sellist nagu harmooniat või harmoonilist välispilti luua. minu jaoks oli üsna keeruline ka see, et kuidas neid põõsaid ja okaspuid siduda püsikutega ära nii, et nad ei jääks nagu võõrkeha, vaid et olekski nagu selline nagu orgaaniline ja harmooniline kooslus. nii, ma näitan veel pilte. see on siis seesama istutusala, ma istutasin need asjad siis eelmise aasta suvel, kaevasin eelmise aasta suvel ja sel aastal tegelikult oli juba üsna nagu täis kasvanud, et enam ei olegi nagu väga näha, et on selline ülinoor ala. see on nüüd teine ala, mis on, ma arvan, vist kõige suurem ala. seal mul olemas olid need tülihortensiad, mis seal keskel paistavad ja siis elupuupallid, mis asjad nagu läbi vahelt paistavad. et see oli ka ala, mida ma tegelikult olin mitu korda ümber teinud. ma olin teda mulčiga katnud, ma olin kivi äärde pannud, sest meil on mururobot ja et mururobot saaks hästi niita, siis on nagu hea, kui on kivi, nagu see tänavakivi on servas. siis ma tassisin multsi ära, sest mults mulle ei meeldinud, siis ma võtsin kivid ära, sellepärast et see kivi nagu mulle ei meeldinud, et ta ikkagi, kui sa esimese asjana vaatad siis seda istutusala, siis sa näed seda kivi, mis seal servas on ja ta nagu ei jätnud sellist nagu looduslähedast muljet mulle. nii et ma olen nagu üsna palju sellist kõik vist öelda lolli tööd teinud, aga iga asi on jälle õppetund, on ju, et kui ma täna hakkaks aeda otsast peale tegema, oleks ikkagi oluliselt targem juba. nii ilusad sinised kombinatsioonid, mulle hästi meeldivad, kui on erinevad struktuurid on koos. et on sellist, taga on seal pallid, on ju, mesihakad ja siis ees on lavendel, mis on sellise püstise struktuuriga. ja siis taga juures on veel siis siilkübarad. minu meelest on täiesti imeline kombinatsioon. see on nüüd sama istutusala, on ju, mis enne oli nagu täisvaade, et siin on nagu külje pealt vaade. kõik on eelmisel aastal istutatud ja tegelikult kui täiskasvanud ta juba suve lõpuks siis.
ja see on mu teine suurem istutusala, mis on siis piirneb nagu naabriga, et sealt vahelt paistab aed, eks ju. ja need erinevad okaspuud seal taga on siis pandud selliselt, et tegelikult seal on vahe vahel, nii et mul siis väiksed lapsed saavad seal vahel peitust mängida. Nad saavad käia seal taga vaatamas naabri koerasid ja, ja siis eesmine osa on nagu niimoodi täis istutatud, et sealt vahelt läbi ei mahu, aga nad käivad nagu külgede peal. et need on nüüd istutusalast pildid. Hiidisopid on need sinised, see on minu meelest täiesti nagu imelised taimed, nad annavad nagu nii palju juurde, et ma väga armastan neid. sest see on sellesama istutusala siis erinevad saigi läbi. super, aitäh sulle jagamast. Ma olen näinud neid vanu pilte ka, mis sul olid aiast. sul täna kahjuks neid ei olnud siin, aga ma ütleks, et sa oled väga hästi suutnud nagu need olemasolevad puud, põõsad ära siduda nende püsikutega. see on päris raske ülesanne ja ma tean, et sa tegid seda mitu-mitu korda ja päris tükk aega. ja ma ikka tegin neid plaane mitu korda ümber. Näitasin jälle Mariale, Maria jälle ütles, et ei, nii ei lähe. et selles mõttes ma ei oleks ise jõudnud üksinda kindlasti sellise tulemuseni nii kiiresti. et oli üsna keeruline oli ja, et kuidas seda olemasolevat, mida ma olin nagu, kuna mul okaspuud olid meeldinud, palju ostnud, palju kokku pannud, et kuidas siis sellest selline tervik pärast luua on üsna keeruline, kui mitte võimatu. Eriti kui hea abi olemas. mis sina arvad, kas sa enne ütlesid tegelikult ka, aga kumb on lihtsam siis, kas tühja aeda nullist hakata nüüd tegema, kui sul need teadmised on olemas või siis hakata vana ümber tegema? no ma arvan, nullist on ikka lihtsam jah. sa saad valida juba kohe sellised taimed nagu sa nagu sind sel hetkel kõnetavad nii-öelda mm.. mul on ka mõnes istutusalas on nii, et kuna mul kõigest ikkagi ei raatsi loobuda, siis ma tean tegelikult, et seal on liiga palju erinevaid, et oleks mingi selline nagu rahulikkus või selline harmoonia, siis sa ei saa liiga palju erinevaid taimi kokku panna. ja mul mõnes kohas on. ja see on tänu sellele, et mul nad juba enne olid olemas. et igal juhul ja kõige lihtsam ja kõige ilusam tuli seada, mida ma tegin täitsa nullist, mida enne olemas olnud üldse. jah, vanast on tõepoolest raske lahti lasta ja vana on raske ümber teha, kui ta on juba olemas, sest et sa oled ju ta mingi eesmärgiga ostnud ja ta on nii armas ja nii kasvab ilusti juba. super, aitäh Ülle sulle jagamast ja aitäh, et sa täna meiega jagasid oma aialugu. ma loodan, et kunagi saame tulla ka sinu aeda siis külastama. Winter for many of us. nii, vaatame, lähme tagasi siia slaidide juurde. ehk siis, kuidas sulle tundus? kas oli inspireeriv? jah? mis see valge pikk ees oli? ma ei tea täpselt, mis sa praegu mõtlesid. Valge. Igatahes Ülle nägi sellega tõesti palju vaeva ja tänaseks ta on minu meelest ka saanud mingi aiaauhinna oma aia eest. ma ei ole praegu 100% kindel, aga kui ta veel ei ole saanud, siis ta selle raudselt saab, nii et igal juhul. ja teine aed, keda ma siin ka jagan, on Pille aed ja Pille on samamoodi tegelikult, Pille videot ma täna ei jaga, sellepärast et see on hästi pikk video, seda ma saan sulle meiliga pärast saata, kui sa tahad ise vaadata. aga Pillel oli ka tegelikult juba olemasolev aed, kus ta oli toimetanud, tegutsenud ja samamoodi mingeid asju ta pidi hakkama siduma ja siin on tal väga kenasti majaesine ja siin keskel olev ala ära seotud nii, et tekib tunne, et nii, tahaks minna sinna tahapoole ka vaatama, et mis seal siis tuleb. ehk siis temal on ka aiaruumidega väga palju juba tegutsetud, väga palju tööd ära tehtud, Pille on väga-väga töökas ja
need efektid on juba väga palju näha, et see serva, ma lühidalt ütlen, et serva teema on tema abikaasale väga südamelähedaseks muutunud ja tema abikaasa väga armastab neid servahooldust ja aretab seal servahoolduse tehnikaid, aga tema siis on tegelenud selle istutusala kujundamisega, planeerimisega, samamoodi olnud ka aiakujunduse kursusel siis ja sellega väga palju tegutsenud. Ja siia vahele üks Palusalu aia pilt. jah, see on üks värske istutusala, mis eelmisel aastal, eelmisel jaanipäeval sai rajatud. see on nüüd selline liiva sisse rajatud istutusala, kus on sellised kuivalembesed päikest armastavad taimed. Ja miks ma selle pildi siia panin ja miks ta sellist vau-efekti loob, on võib-olla eelkõige see, et ühe aastaga on võimalik luua just püsikutega väga suurt vau-efekti, et kui me tahame luua aeda, mis annaks selle vau-efekti üsna kiirelt kätte, siis me ei tohi püsikuid ära unustada. me võime loomulikult või me peamegi sinna ka puittaimi sisse planeerima. Need on üks osa aiast ja aiakujundusest, aga me ei tohi ära unustada, et sinna juurde kuuluvad ka püsililled, kes katavad selle pinna ära ja ka pinnakatjad veel eraldi, mis on nii-öelda madalamad, mis või kes siis selle maapinna kinni panevad, et sul oleks võimalikult lihtne seda siis hooldada, eks ole. ehk siis kokkuvõtteks, mis selle vau-efekti annavad, on eelkõige siis rütm ja kordused. Need loovad ühtsust ilmtingimata, loovad sellist voolavust, harmooniat, siis kontrastid ja tekstuurid, et see on nagu hoopis vastand tegelikult sellele ühtsusele, aga ka kontraste, tekstuure on vaja, et selliseid põnevaid kooslusi luua, et põnevaid taimekombinatsioone luua. Need loovad ka siis selliseid noh, pingelisi situatsioone natuke iseloomu annavad, panevad selle aia elama. Ja loomulikult ka see tühjus ja avarus, et aial peab olema see nagu koht ka, kus ta saab hingata, kus ongi see tühi ala, mis annab, mis toob selle istutuse siis esile. Ja sellest tuleb kokku siis ka vähem tööd ja rohkem ilu, ehk siis see vähem tööd on, üks on see disaini pool, teine on ka siis see ettevalmistuse pool ehk siis pinnase ettevalmistuse pool. Ja me jõuamegi selleni, et kui sina tunned, et sa oled nüüd 10 korda siin webinaril käinud või esimest korda käinud või sul on aed, mida sa mõtled, et võiks hakata kujundama otsast peale kujunduspõhimõtteid järgides, siis ma olen valmis olema sulle toeks. meil on selleks loodud aia kujundamise kursus või aia kujundamise programm, mis toimub veebi vahendusel 100%. See on 6-kuuline ehk siis 6 kuud me tegeleme sinu aiaplaanide joonistamisega. Paneme selle plaani paika alates kujundusest, alates alusplaanidest kuni siis valmis istutusplaanideni. sealt sa saad ka taimenimekirjad, näidisplaanid, abistavad taimenimekirjad, kui sa taimi hakkad valima, et kustkohast sa siis üldse alustad nende valimist. Lisakoolitused on seal sees erinevate teemade kohta, näiteks on seal murukoolitus. kui sa omale aeda näiteks muru planeerid, kui sul muru veel ei ole, et kuidas seda rajada, kuidas seda nii-öelda õigesti teha, taimede tundmise koolitused on seal sees. et seal on erinevaid teemasid, mis siis nagu selle kogu aiakujunduse juurde käivad ja mis on nagu, osad on nii-öelda sellised kohustuslikud osad, mis käivad aiakujunduse juurde, teised on nii-öelda valikulised, et kõiki asju me ei pea enda aeda tooma. ja see kursus on niimoodi üles ehitatud, et kui sa praegu alustad, siis aprilliks sul on plaanid valmis, noh, ideaalis. või on siis üks plaan valmis, et seal grupis on alati erineva kiirusega aiapidajaid, kes liiguvad erineva kiirusega edasi, osadel on juba läbitud võib-olla Unistuste aiaklubi materjale, on läbitud mingeid erinevaid kursuseid, ehk siis me ei saa üksteist hakata seal võrdlema, et nii, sina liigud nii kiiresti ja ja mina liigun nii aeglaselt, et kõik naised ja mehed, kes seal on, nad liiguvad erineva kiirusega just selles tempos, mis neile sobib. ehk siis, kui praegu novembris alustada, siis me alustamegi olemasoleva analüüsiga, alusplaanidega, detsembris tegeleme kujundusmustritega, ruumi loomisega, jaanuaris siis tulevad ideed, esmane kujundusplaan,
veebruaris vertikaalsed elemendid, praktilised nõuanded ja märtsis tuleb siis see kujundusplaani ja istutusplaani osa ja aprillis samuti. Ehk siis need osad on sul kõik juba läbimiseks olemas, neid sa saad kohe hakata läbi tegema ja neid kodutöid ja neid etappe läbima. Ja lisaks on juures ka siis Zoomi tugikõned, kus sa saad iga 2 nädala tagant tulla kõnele, kuhu tulevad ka siis teised, kes seal kursusel praegu on. Et meil praegu jookseb paralleelselt ka üks varasem grupp, kes siis on juba oma plaanidega juba natukene edasi jõudnud. ja, ja saad ka siis nii-öelda ideid, et kuidas nemad on edasi jõudnud, mida nemad üldse küsivad. Ehk siis see tagasiside, Zoomi kõnede tagasiside kõned on selleks mõeldud, et sa saad tulla oma plaaniga, sa saad tulla oma küsimustega. Me vaatame koos need plaanid üle, ma võtan selle aja, et vaadata sinu plaane, et jõuda lõpuks selle valmis plaanini, nii nagu Ülle ka ütles, et me mitu korda rääkisime, et mis nüüd siis sobib või mis nüüd ei sobi, et kuidas ma saan selle ühtseks, kui sul on juba midagi olemas. Ja kõigile neile, kel ei ole veel, siis palju õnne, saate lihtsamini, on ju, et siis tulebki see uus muster, alusplaani on palju lihtsam teha, kui ei ole mitte midagi. Tegelikult kõiki etappe on palju lihtsam teha, kui sul ei ole veel midagi. Ja uue kursuse grupi tutvumiskõne või tutvustuskõne, kus ma selgitan veel siis seda ajaraami ja kuidas me hakkame tööle. Selle me teeme 19. novembril kell 6 õhtul ja edaspidi need kõned toimuvad siis ka kolmapäeva õhtuti algusega kell 5, sest et meil tavaliselt läheb üle 1 tunni, mõnikord läheb 2 tundi, aga üle 2 tunni ma seda kõnet ei tee, et kui jääb veel küsimusi, siis me teeme mingil teisel ajal veel lisakõne. Ja kõiki kõnesid sa saad järgi vaadata ja neid mooduleid ja kursuse materjale sa saad hakata koheselt läbima, et need on kõik sul olemas, et saad omas tempos neid teha. Nii, siis meil oli üks tore osaleja, kes on osalenud 2 korda sellel kursusel, Sirje. Ja Sirega oli selline lugu, et tal algul oli üks aed ja siis ta ostis ühe teise aia endale veel või teise maja, kuhu ta hakkas ka aeda rajama. Ja tema on ka väga töökas naine, kes planeeris ja kohe hakkas rajama, et kursuse eesmärk ei ole ilmtingimata see, et nüüd sa pead plaani valmis tegema ja kohe ellu viima, mis on muidugi ideaalne sinu aiale kui ka su endale võib-olla hea tunde saavutamiseks. Aga tema võttis sellest maksimumi, ehk siis ta kujundas, kaevas ja istutas oma uued istutusalad üsna kiirelt valmis ja tuli ka kiirelt see tulemus, ehk siis ta sai seda pilti päris kiiresti siis näha ja nautida ja ka jagada, et kui enne oli tal ka siin üksikud põõsad aia ääres, et seda aeda natukene varjutada, siis ma ütleks, et aastaga muutus või isegi poole aasta, ma ei teagi jah, kui kiiresti tal oli, muutus see pilt hoopis teistsuguseks, ehk siis tuligi see lilleilu, tuligi see nagu varjutus rohkem siia nagu istutusalana ette. Ja tema kirjutas niimoodi, et kujundasin, kaevasin ja istutasin tänavu aiakujundamise programmi abiga 3 istutusala. Üks neist oli projekt vanast lillepeenrast uus ja 2 rajasin täiesti uut. Juba esimesel aastal on õite ilu oi kui palju, ehk siis tegelikult ta istutas selle minu meelest kevadel, et kui ta ilmselt ta alustas ka siis sügisel, kevadel istutas juba selle ära ja suve lõpuks on juba esimesel aastal päris efektne pilt. Siis teine aed, või teine kodu, mille ta endale ostis, oligi selline vana talukoht. Siin on niisugune ennepilt, 2023 august ja siis 2025 august ehk siis 2 aastat hiljem on tal siin juba uhke lillemeri, kusjuures see kasvukoht ei olnud üldsegi nii-öelda meelakkumine, vaid see oli väga savine, väga raske ja siin ta kasutas ka seda liivapeenra meetodit, et seda pinda natukenegi paremaks saada, et need taimed seal kasvaksid ja praegu on seal siis väga uhke lopsakas istutusala, et elu lillede keskel on ju. Ja neid plaane, kuidas me neid plaane teeme? Võib-olla sa arvad, et nii, ma pean hakkama nüüd AutoCAD-i õppima, sa ei pea hakkama AutoCAD-i õppima. Kursusel on naisi, kes on teinud neid plaane käsitsi
aga on ka naisi, kes on teinud neid näiteks Canvas. meil on koolituse juures ka Canvas siis aiaplaanide tegemise nii-öelda töötuba, kus sa saad õppida, kuidas seda Canvas siis teha, sest Canva on tasuta tööriist, mille abil saab teha ka aiaplaane. ja kui sa tahad seda arvutis teha, võid arvutis teha, aga täiesti vabalt saab seda ka käsitsi teha. noh, siin on mõned näited, et kuidas see käsitsi siis välja võiks näha, on ju. et saab harilikuga teha, siis saab natukene koloreerida, saab tintenpenniga neid nimesid natukene selgemalt välja tuua, saab vildikatega värve tuua välja. ja mis selle kursusega siis kaasa tulevad boonustena? On see, et kui sa selle plaani valmis joonistad, siis sul tuleb selle kohta ka tunnistus, et sa oled selle kursuse läbinud. see, et sa lihtsalt oled sinna registreerunud ja oled võib-olla kodus iseseisvalt teinud, aga plaani ei ole mulle saatnud või ei ole näidanud, siis selle kohta tunnistust ei ole, aga kui sul on mulle plaan saadetud, siis sa saad selle kohta ka tunnistuse ja me teeme sellise pidulikuma tunnistuse üleandmise ka üheskoos. me oleme seda suviti teinud, et me teeme seda Palusalu aias. siis tuleb kaasa ka veebikoolitus, Canva töötuba, kuidas aeda visuaalselt paika saada. seal sa õpid siis seda tasuta versiooni Canvast kasutama, kuidas siis selle abil neid plaane luua. siis tuleb kaasa ka veebikoolitus, kujundustööriistad pluss aiatööriistad, kõik, mida vajad oma aia elluviimiseks. see on selline suhteliselt lühike koolitus, kus ma selgitan, et milliseid tööriistu nii plaani joonistamiseks kui ka siis rajamiseks sul vaja võib minna. ja neljas boonus, mis tuleb kaasa, on praktiline umbrohuvaba istutusala rajamise koolitus 2026. seal on erinevad asukohad, kus me neid teeme, et me oleme teinud tavaliselt Põhja-Eestis ja kuskil siin Kesk-Eestis või Lõuna-Eestis. et need kuupäevad selguvad ja kindlasti tuleb nii kevadel kui ka sügisel, ehk siis sa saad ise valida, et mis kuupäeval ja kuhu sa siis tulla tahad. ja muidugi ma lubasin ka sünnipäevaboonuseid, ehk siis sünnipäevaboonused tulevad ka kaasa ja neid on siis sel korral 3 tükki. ja esimene sünnipäevaboonus on siis see, mis täna ja homme kehtib, on see, et sa saad osaleda ühistöötamise päevadel koos minu ja minu ema Reedaga Tartus 9. ja 10. jaanuaril. mida me seal teeme? me töötame seal koos sinu aia mustriga või siis istutusplaanidega vastavalt sellele, kui kaugele sa oled siis oma plaanidega jõudnud. ja seal sa saad selle personaalse tagasiside, et nii-öelda ühes ja samas ruumis olles, et tihtipeale need ühiselt töötamised, ühiselt ühes ruumis tegemised viivad sind palju rohkem edasi, sellepärast et sa saadki selle päeva võtta ja tegeledagi selle plaaniga. et kui sa iseseisvalt pead tegema, siis sa pead selle aja endale broneerima ja võtmagi kas nädalavahetusel või mingil vabal hetkel, kui sa saad seda teha. aga 1 päev, 2 päeva konkreetselt ühes ruumis tegemist, siis sa jõuad igal juhul jälle edasi. siis tuleb sulle kaasa töövihik Minu unistuste aia algus. see on selline praktiline ja prinditav töövihik. ma saadan selle PDF-ina sulle, mis aitab visiooni ja eesmärgid paberile saada. ehk siis seda selgust ja süsteemi on vaja, et me teame, kuhu poole me oleme liikumas, neid mõtteid kirja panna, et mida me tahame üldse oma aias saada. see on siis isetäitmiseks. ja siis sa saad ka kaasa minikursuse Taimede kombineerimise saladused. selle teeb sulle Reet ja ta teeb selle jaanuarikuus. seal sa õpid siis, kuidas sobitada taimi nii, et tulemuseks oleks harmooniline ja vau-efektiga aed. saad professionaalseid nippe, värvi, kõrguse, tekstuuri ühendamiseks, et kuidas neid taimi siis omavahel kokku panna nii, et seda vau-efekti luua. et sellist koolitust ei ole praegu meil varasemalt olnud ka. nii. ja kuidas sa saad siis liituda? liitumine, üks variant on see, et sa lähed kohe aadressile www.palusaluaiad.ee/AKM ja sealt sa saad valida siis kas siis ühekordse maksega või makseplaaniga. ühekordse maksega on siis 997 eurot ja makseplaaniga 12 korda 97. ja need materjalid, mis sulle nüüd siis tulevad, need materjalid jäävad sulle terveks aastaks lahti, kuigi see kursus on, sul on kõnedele siis 6 kuud aega tulla osalema,
siis kursuse materjalid jäävad sulle pikemaks lahti. nii, ja kui sa oled valmis selle vau-efekti teekonna ette võtma, kui sa oled valmis enda aeda kujundama, siis oled sinna oodatud. ja, ja see sünnipäeva boonused, need kehtivad siis homme ka, et võid siis nii-öelda mõelda. Ülle aeda me juba vaatasime, ma vaatan, kas need valged olid, keegi küsis, mis need valged on, need on ka hiidiisopid kusjuures. Ähm, või siis teine variant, kui sa oled nüüd juba edasi jõudnud, sa oled käinud siin 100 webinaril, sa oled käinud aiakujunduse kursusel, sa oled käinud Unistuste aiaklubis, siis teine samm on see, et võib-olla oled sa juba nii edasi jõudnud, et sa oled mõelnud, et see aianduse teema sind ikkagi sütitab, see on sul siin südamelähedane, see paneb sind põnevusest põlema, siis meil alustab järgmisel nädalal ka aiakujundaja sertifitseerimisprogramm, kus sa saad alustada nii-öelda tööd aiakujundajana, ehk siis see on järgmine samm. Mult on väga palju küsitud, et kas ma pean alustama. Ei, sa ei pea alustama aiakujundajana tööd, aga see on selline programm, mis aitab süvendatult sul edasi minna. Ehk siis põhiosa on siin aiakujunduse kursus sees, aga siia juurde tulevad ka väga paljud lisakoolitused, mis siis meil koolituskalendris järgmiseks aastaks on. See kestab siis 1 aasta ja see on tõesti neile, kes tahavad süvitsi minna, kes ütlevad, jah, ma võtan selle aasta, et ennast just selle aia teemal arendada ja võib-olla ühel hetkel hakata seda äh, ükskõik mis mahus, kas siis 1 plaan aastas või veel vähem, kellelegi ka siis teenusena pakkuma. seal on meil ka grupikõned, küsimustele vastamine, tugi edasisteks sammudeks. ja seal me siis on ka suunatud sellisele plaani joonistamisele, praktikale ja klienditööle, ehk siis mis on see nagu erinevus aiakujunduse programmist, on see, et meil tuleb sisse klienditöö, meil tuleb praktika sisse ja see, et sul on vaja teha 3 plaani, et saada siis seda sertifikaati lõpus. ja kõigile koolitustele on siis järgmisel aastal sul juurdepääs olemas ja materjalidele jääb ka siis terveks aastaks juurdepääs. ja sellega sa saad liituda siis kas ühekordse maksega või siis makseplaaniga ja ühekordse maksega tuleb sulle kaasa ka eriline nii-öelda boonus. Võib-olla siin veel, et mida me seal siis õpime, ehk siis me õpime seal aiakujunduse põhimõtteid, süsteemset lähenemist, kuidas sa saad süsteemselt see aiaplaani paika, taimede valikut, kombineerimist, istutusalade planeerimist loomulikult, aga ka see kliendi pool ja praktilised harjutused ja kuidas siis seda rakendada nagu praktiliselt neid teadmisi, mis sa siis seal õpid. ja kuidas mina siis toetan, mina toetangi plaani valmimisel, kliendi soovidest arusaamisel, hinna ja teenuse paikasaamisel, ideede leidmisel, kliendiga suhtlemisel, kliendibaasi ehitamisel, et see kõik see pool ka, et kuidas sa nähtavaks saad, kuidas sa üldse kliente leiad. eile meil oli just sertifitseerimisprogrammi osalejatega üks tore töötuba siin meie Palusalu aias, kus me tegelesime ka selle poolega, et kuidas me siis klientideni jõuame ja mida me üldse siis pakkuda saame ja tegelikult tuli väga palju toredaid ideid, mida me saame pakkuda. loen korraks ette siit ka Anne tagasiside, kes osales siis esimeses lennus paar aastat tagasi. olin keskmine Eesti aiapidaja, kujutasin ette, mida tahan, kuid seda, kuidas tulemust saavutada, seda täpselt ei teadnud. kursuselt sain infot aia planeerimisest, aia erinevatest tsoonidest, taimede mulla, niiskuse ja valgustingimuste sobitamisest. samuti sain toredad aiasõbrad ja kindluse, et suure tõenäosusega ei pea peenraid ringi tegema, kuna taimed ei edene. sel kursusel võiksid osaleda inimesed, kes ei soovi lihtsalt 1 või 2 ilusat peenart, vaid soovivad harmoonilist aeda luua endale või kellelegi teisele. et sa võid vabalt ka osaleda lihtsalt, et enda teadmisi süvendada ja enda aeda järgmisele tasemele viia. mis siin siis boonused on? siin on ka loomulikult boonused kaasas. Tavaboonused on see, et sa saad kutse külalisesinejaks Palusalu aia jälgijatele, kas siis podcastis, videona, et selle me lepime sinuga omavahel kokku. siis meie soovitusel esimene või järgmine klient, siis tulevad sinna kaasa ka 9 näidisplaani, kus on minu kommentaarid juures, miks on midagi nii tehtud. et sa saaksid ideid, et sa saaksid nagu
taimede valikuks ja kombineerimiseks ideid, et mis põhimõtetel neid siis kokku panna. pluss siis sa saad ka pääsu taimede tundmise koolitusele ja siin ei ole vahet, kas sa liitud ühekordse maksega või osamaksetega. Ja lisaboonused nüüd veel kahele esimesele liitujale nüüd sellelt webinarilt on see, et sa saad Messengeri toe, kus sa saad minu käest siis küsida oma aiateemasid, oma äriteemasid, põhimõtteliselt ükskõik mis ajal. Siis ma vaatan üle siis sinu kodulehe või siis Facebooki lehe ja annan soovitusi selles suhtes, et kuidas sa saaksid selle lehe kaudu oma müüki kasvatada ja kingin sulle ka 3 üliolulist aiatööriista, millega sa kohe saad alustada kas siis oma aias tööd või siis kliendi aias tööd. Ja need 3 tööriista me siis omavahel räägime läbi, et mis tööriistad need siis on. Et nii-öelda suvalisi tööriistu ma sulle ei saada. Jah. Nii, ja ühekordse makseboonus, seda ma ütlesin ka, et ühekordse makseboonus on see, et sa saad pääsu 3-päevasele praktilisele aiakujundamise koolitusele Tartus. kui sulle nüüd see kuupäev ei sobi, et sa ütled, ei, Tartusse ma ei saa tulla või see kuupäev ei sobi, siis tegelikult sellest ei ole hullu, sest et meil tuleb järgmisel aastal kindlasti ka praktiline koolitus Tallinnas, ilmselt oktoobrikuus, nii nagu sel aastal, et sa saad vahetada neid kuupäevi välja ka. Ja jõuamegi selleni, et sa saad endale alla laadida siis Aiavisiooni töölehe, me tegime sulle sellise inspireeriva töölehe, milles sa saad alustada, et oma aiakujundusega edasi minna. ja selle sa leiad aadressilt palusaluaiad.ee/visioon. lae see endale alla, täida ära ja pilt muutub palju-palju selgemaks. Ja kõik, kes siis mõtlevad ka siis aiakujunduse kursusele või sertifitseerimisprogrammi tulla, siis kui sul on küsimusi, siis praegu võid siia küsimusi panna chati. ja teine koht, kui sa tahad personaalselt minuga rääkida, siis ole hea, kirjuta mulle ja me lepime kokku kõne. mul on mõned ajad järgmisel nädalal, kus ma saaksin teha sinuga ka veel videokõne, et selgitada mingeid küsimusi. kui sul on emma-kumma kohta küsimusi, kas siis aiakujunduse kursuse või siis sertifitseerimisprogrammi kursuse kohta, et me saaksime vaadata, kas sa üldse sobid sinna ja kumba võib-olla valida või mis sulle nagu sobilik oleks. vot, ja üks asi, mis ma veel palun, enne kui me siin suurte sünnipäevapidustustega lahku läheme, ole hea, anna mulle chati teada ka üks sinu tänane kaasavõtt, mille sa täna siit webinarilt kaasa võtad. seda on alati väga tore mul siin ette lugeda ka teistele, kes siis pärast seda videot vaatavad. et ole hea, kirjuta mulle siia chati oma üks kõige suurem kaasavõtt sellelt webinarilt. kindlasti oli sul üks asi, mida sa siit täna kaasa võtsid. et sa ise ka teadvustad, jah, ma ei olnud seda tundi või 1,5 tundi siin niisama, jah, niisama ei veetnud oma aega, vaid sul oli ka midagi, mida kasulikku, mida sa kaasa võtsid. nii. nii, ma kohe vaatan. nii. Less is more, imeline webinar ja imelised aiad, aitäh, kaasa võtan tühjus ja avarus. unista suurelt, ära unusta vaba ruumi. tänud inspireeriva webinari eest ja palju-palju õnne, edu sulle kõigile teile, aitäh sulle. alati hea uusi taimi tundma õppida, seekord hiidiisop. tühik ja avarus, lase aial hingata. tuleb ikka plaan teha. küsimus aiakujunduse kursuse kohta, kuidas käib olemasoleva aia ülevaatamine ning uue kujundamine, kas tullakse koha peale või Maa-ameti kaardilt või muud sellist? kui sa mõtled kursust, siis kursuse käigus sa ise mõõdad selle oma aiaplaani ära. kui sul on väga palju elemente, siis mõnikord on mõttekas lasta see ära mõõta geoteedil ehk siis
kui sul on geotäidi mingeid soovitusi vaja, siis meil on mõned kontaktid, geoteedide kontaktid, mida me saaksime ka sulle jagada, kui sa tahad nagu lasta see ära mõõta. aga kui sa näiteks alustad ühest lillepeenrast ja sul on seal väga palju puid ja põõsaid ja asju, siis saab ka väga edukalt ise need asjad ära mõõta, et seda mõõtmistehnikat ma õpetan ka kursusel. Õhku jätta peenarde vahele, kõik algab plaanist. Aitäh sellise optimismi ja toa ja rõõmu eest, mida jagate, Maria, aitäh sulle. Tühjus, metsik töö on ees. Vähem on rohkem, tühjuse olulisus, kordus toob rahu. Üks mõte mul vedas, et mul on naat, aga pean siis uurima, kuidas sellest lahti saada. Absoluutselt. Ja võid alustada, võid minu raamatust alustada, Naadimetsast paradiisiks, seal ma juba alustan sellest, kuidas naadist lahti saada. Ja podcastis on ka kusjuures episoode naadist, et kuidas naadist lahti saada. Kontrastide kasutamise mõte on ju, taimed, mida võiks ka endal katsetada. Plaan on ikka kõige olulisem, loo pinget ja iseloomu. Sain kirja toredaid kooslusi, mida ise ka katsetada. Väga motiveeriv webinar ka e-saia kordategemiseks. Disain, pinnas ja õiged taimed tagavad vau-efekti. Tühjuse avarus. Ilma plaanita on tükk tühja tööd ja ajaraisku. Lase aial hingata, tühjus, märksõna vähem on rohkem. Kontrastide loomisel hästi palju erinevaid võimalusi. Tühi ala loob raamid, kõrreliste olulisus, vabad ruumid aias loovad nagu rohelise jõe, mis voolab taimede vahel. just. Piisavalt palju niinimetatud tühja ruumi vaja jätta. Kontrastid ja tekstuurid, avarus ja kontrastid, et ei paneks liiga palju erinevaid taimi kokku, siis tekib segadus ja tühjus on vajalik. Aitäh Edu Palusalu aedadele, suur-suur tänu, Kaja, sulle. Liiga palju erinevaid taimi toob segadust, jätta õhku, samas unista suurelt. Taimede vahele vaja rohkem õhku, vähem on rohkem. Peenras istutusrütm, sügisel ära õitsenud taimed, mis tunduvad mustad ja koledad, võivad olla sobival taustal kujunduselemendiks, just. Et head osa saada, on alustuseks ikka vaja asjatundjatelt õppida ja sealt siis edasi liikuda. Selleks, et sügisel ka aias käia, on vaja, et aed oleks ilus aasta läbi. Sain teada, et liiga palju taimi tekitab segadust ja pigem olgu taimi vähem kui rohkem. Minul on ilmselt kuldvits, mis on lubatud. Tühja aiapinna olemasolev tähtsus, siiani tajusin selle vajalikkust alateadlikult. Kui ennem pelgasin kõrrelisi, siis nüüd hakkan neid oma aeda just tooma. No super. Sain tahtmist ja innustust, kordus, kontrastid ja hingamisruum. Lihtsam on alustada tühjalt lehelt, aga imeilusa tulemuse saab ka olemasoleva aiaga, kui on õiged teadmised ja tugi. Aitäh hea webinari eest, palju õnne. Vau-efekt minu jaoks, et ikka oleks avarust ja aed ei lämmataks. Vaja on flokse laiali istutada, vahele võiks kõrrelisi panna. Eelnev aiaplaan on oluline. Pildid, heledate kõrte ja tumedate nuppude kontrast ja kooskõla pluss tühi aiaruum. Tühjus, avarus, plaanid, taimede tundmaõppimine, pinnase tundmine. Alusta plaanist, taimede tundmaõppimine, kõrreliste kasutamine, avarus ja tühjus aiaruumis, lootust. Ilusad pildid andsid hoogu, et minna edasi oma aia uuendamisega. Plaan on vajalik, mitte tehtud, mõeldud. Tuleb alustada plaanist ja saada lahti osast ja kassitapust. Võtsin kaasa teadmise, et nii nagu vana maja on keerulisem renoveerida kui uus ehitada, nii on ka uut aeda lihtsam kujundada kui vana parandada. Just nii. Sihikindla tegutsemise kauni aiani. Kusjuures selle sihikindla tegutsemisega ongi nii, et kui sa teed selle plaani, väga tihti ma kohtan seda, et kui algselt on olnud väiksed istutusalad, siis naised või ütleme, aiapidajad ei julge seda suurt plaani ette võtta. Aga ma julgustan ikka sellega, et see, mis sa paberile joonistad, see ei tähenda seda, et sa pead seda homme rajama minema.
see on sulle pikemateks aastateks, me ei saa ühe aastaga seda aeda valmis rajada ja me ei tohikski seda teha, sellepärast et kui sa ühe korraga selle kõik valmis teed, siis see tähendab automaatselt järgmisel aastal väga palju tööd esimesel aastal, et see aed vajabki esimesel aastal kõige rohkem hooldust. nii minule meeldis pöögihekk ja et punanuppude erinevad sordid õitsevad nii erinevatel aegadel ja sile sügisaste rõitseb. Super, no nii palju toredaid kaasavõtte, mul on väga-väga hea meel, et sa jagad seda täna minuga siin ja teistega ka, kes siis seda kuulavad. Hakkasin just sinu raamatut lugema, olen alles alguses, aga plaanisin plaani raamatu järgi paika panna. kas ainult raamatust ei ole abi, kaob ära siin vastuste sees? Ja raamatu abil sa saad ka juba alustada, aga raamatus ei ole minu tuge, raamatus ei ole ikkagi seda aiakujunduse kursust sees, vaid seal on nii-öelda selline lühike, kompaktne viis, kuidas alustada. kusjuures ma olen äh, kuulnud mõne naise käest ka seda, et ta ongi võtnud raamatu ja hakanudki sealt samm-sammult minema ja ongi aia ära muutnud juba. et loomulikult sa saad ka raamatuga juba alustada. Äkki ei peakski sügisel pruuniks tõmbunud taimi kohe lõikama tõttama, meil lähevad niiskuse tõttu taimed üsna vara pruuniks, rohkem kõrrelisi. sain ideid, kuidas erineva kasvu, kõrguse ja kujuga taimi kombineerida ja kuidas mitmed taimed aasta jooksul muutuvad ja aiailu pakuvad. nii. ma vaatan, kas ma leian veel mõne uue. siin on väga palju seda tühjuse osa, kontrasti osa, harmoonia, plaan, tühiruum. suur aitäh huvitava webinari eest, Maria. hea idee on suunata tähelepanu disainile, mis loob korra, rütmi ja hingamisruumi õigete taimedega, ettevalmistatud pinnasega ja plaaniga. plaan on kõige olulisem, kontrastid ei ole hea, kui on liiga palju liike. inspiratsiooni sai siit väga palju, suured tänu ja kaunist sünnipäeva. Öelge palun, kuidas õppida sertifitseerimisprogrammis, kas on vaja võimsat arvutit, kas tuleb raske matemaatika? ei, sertifitseerimisprogrammis ei ole sul vaja võimsat arvutit. see toimub meil ka suurest luust ikkagi veebi vahendusel ja sa saad neid plaane joonistada ka jällegi käsitsi või siis Canvas. seal on küll olemas ka AutoCAD-i koolitused ja selle mis see nüüd oli, üks tasuta kujundusprogramm Vektori Inkscape, jah, Inkscape'i sa saad õppida ja seda kasutada, aga me ei tee seal nii-öelda kõrgemat matemaatikat. et see ei ole see programm, kus on nagu edasi jõudnutele, vaid see on nagu niisugune vahepealne. võimsat arvutit ei ole vaja ja rasket matemaatikat ei tule, et ainuke matemaatika, mis on oluline, ongi siis see mõõtkava matemaatika, mida ma sulle seal ka siis õpetan. palju kohti on alustajate rühmas? sa mõtled ilmselt aiakujunduse kursust. aiakujunduse kursusele me võtame 15 osalejat sel aastal. vana aia ümberkujundamine, aga pojengid ja kõik püsililled, mis on vanas aias olemas, me saame ümber tõsta. seal on mõned üksikud erandid, näiteks murtud südant me ei saa väga hästi ümber tõsta, et see on niisugune väga trikiga. aga pojeng väga vabalt saab ümber tõsta, saab jagada ja nagunii vanas aias, kui sul on naad ka sees, siis need tuleb välja võtta, puhtaks teha või siis koha peal puhtaks teha ja sisse kujundada. et püsikuid me olemasolevas aias me kunagi ei mõõdista alusplaanile, neid ei ole vaja mõõdistada, nendest me teeme lihtsalt nimekirja. kas ka aiakujunduse programmis saab kujundada aia tervikuna ning ka kõik istutusalad üksikult või jääb aeg ainult üksikute istutusalade jaoks, aia suurus 2000 ruutmeetrit? me aiakujunduse programmis tegeleme aiaga tervikuna. see näide, et ainult üks istutusala, see näide oli lihtsalt neile, kes tahavad ühe istutusala võtta fookusesse, seal on erinevaid inimesi, kes võtavadki terve aia. näiteks see Ülle aed oli ka 2000 ruutu ja ta võttis terve aia, aga on ka inimesi, kes tahavad, kes tunnevad, et ei, ma ei jõua nagu tervet aeda võtta, aga ma võtan ühe ala. et seal on ikkagi me kursuse jooksul tegeleme terve aiaga, aga kui sa tunned, et sa ei jõua tervet aeda, siis sa võtad ühe ala.
nii, kas sul on veel küsimusi? kui sul on veel küsimusi, mida sa siin küsida ei taha, siis sa võid mulle kirjutada maria@palusalvaiet.ee ja lepime kokku Zoomi kõne järgmisel nädalal. ma leian sulle aja, kus me saame siis rääkida need asjad läbi, kui sul tekib veel mingeid kahtluseid, mingeid küsimusi. vot ja väga hea küsimus tuli praegu. miks õppida aiakujundust, kui on võimalik tellida kujundust? kas see on liiga kallis ja õppida on odavam? väga hea küsimus. sellel on mitu põhjust, miks õppida aiakujundust. üks põhjus on see, et inimene on selline loom, kes tahab uusi teadmisi ja kelle aju kärbub, kui ta midagi uut ei saa ja kui ta jääb oma tegemisse kinni. ehk siis jah, see on nagu enda arendamiseks hea koht. kui sul on huvi, sa tahad seda nii-öelda teadlikumalt ja sa tahad iseenda aeda kujundada, siis on see õppimise koht. kui sa tahad lasta kellelgi kujundada, seal võib tulla hinnavahe sisse, oleneb siis sellest, keda sa oma aeda kujundama tellid. alustaja teeb sulle aiaplaani võib-olla ära, ma ei tea, 100 euroga, 200 euroga, 1000 euroga, mis iganes. aga edasijõudnu või siis professionaalne kujundaja ei tee sul selle hinnaga seda aiaplaani ära. kui sul on võib-olla väga väike aed või ainult üks istutusala, siis võib-olla, aga tervet aeda sa ilmselt 1000 euroga väga lihtsalt ei saa. ehk siis miks sa ei telli, kui sa ütled, et ei, ma ei taha õppida, see õppimine võtab aega, jah. ehk siis, kui sul aega ei ole ja sa ütled, et ma tahan lihtsalt ilusat aeda saada, siis ütled jah, et näe, Maria, tee mulle see aiaplaan ära. jah, see ongi sulle võib-olla lihtsam. see ongi lihtsam, et sa ei pea õppima seda absoluutselt, et see ei ole see, et nüüd kõik peavad hakkama aiakujundust õppima, ei pea hakkama õppima. meil on ka lihtsamaid kursusi, meil on ka näiteks Unistuste aiaklubi, kus sa saad ka enda tempos lihtsalt küsida aiaküsimusi, saad vahepeal õppida peenraplaneerimist, kui sa tahad iseendale aedu teha, mis on ainult 37 eurot kuus. ka seal sa saad juba sammukese edasi kui siit webinarilt näiteks, et siit sa ka saad ainult väikse jupikese. ise tehtud, hästi tehtud, sellega kaasneb rahulolu enda õnnestumisest. just, et väga paljudele inimestele on oluline, et ma saan enda kätega, enda peaga midagi luua. jah, tehisintellekt on see tänapäeva ma ei taha öelda sõimusõna, aga see sõna, mida me tahame kasutada, mida me tahame ära nagu igal pool kasutada, siis aia kujundamisel jah, me mingil määral saame teda kasutada, aga me ei saa teda lõpuni kasutada. ja see on see, et inimesel on vaja seda enda loomist ja loomingulisust ka, et see inimene tunneks ennast õnnelikuna, jah, kes tunneb ennast õnnelikuna, et tal on aed, et ta on saanud seal aias midagi teha. Need naised nüüd, kes on käinud aiakujunduse kursusel ja Unistuste aiaklubis ja kes on ise teinud asju, öelge nüüd, kas te olete õnnelikumad, kui te olete ise õppinud neid asju juurde, te olete ise teinud neid asju, versus see, et kui sa ütled, näe, Maria, tule tee mulle ära, et mul ei ole nagu midagi siin teha. näed, ja näed, siin tuleb päris mitu head. millal see aia kujundamise kursus hakkab? aia kujundamise kursus algab, esimene kõne meil 19. november õhtul kell 6. õppida on vaja, et teada, mida sa üldse tahad oma aeda. jah, just see on ka üks punkt, milleks nagu seda õppida on vaja. tean mitut inimest, kes on tellitud aeda hakanud hiljem ümber tegema. ja just, see on ka üks punkt, et sa hakkad seda hiljem ümber tegema ja see võib olla ideaalselt planeeritud, see aed. ja kui sa sel hetkel, näiteks kui sa sellel webinaril ei ole käinud või minu webinaridel üldse ei ole käinud ja oled tellinud aiaplaani ja omast arust tellisid väga hea tegija käest ja ta tegi mulle uhke plaani ja tundus, et on ka see, mida ma tahan, aga tegelikult, kui sa ise ei tea, et see üks asi nõuabki väga palju rohkem hoolt ja see teine asi ei nõua väga palju hoolt, siis sa ei oska ka hinnata seda, kas see tegija tegi sulle nagu hea töö, mis pärast toimib, või ta ei teinud sulle seda. või ta tegi sulle lihtsalt selle, et ta panigi mingid asjad kokku ja mõtles, et oh, sa ei saa nagunii sellest aru. sellepärast on vaja õppida, see oli väga hea asi praegu. vot aed kasvab ajas ja siis on hea ise teada, mida ja kuidas muuta. just, et kui keegi teeb ka sulle selle plaani, siis see plaan ei jää sul selleks mitte kunagi.
seda plaani sa pead hakkama ise aiapidajana muutma, sellepärast me ei saa seda õppimist täielikult ära lõigata. Siis, kui sa õppimise täielikult ära lõikad, siis ongi see, et tellid plaani, aga siis sa pead tellima ka selle hoolduse, sest et see aed muutub kogu aeg. Suur-suur tänu, armas Maria, oli rõõm teiega tuttavaks saada, edu teile ja head tulevat sünnipäeva. Suur-suur tänu, Liidia, sulle ja väga tore, et sa tulid. Ja suur tänu ka kõigile, kes täna siia webinarile jõudsid. Ma soovin sulle imelist novembrikuud ja tore, et sa tulid minu sünnipäeva siin tähistama ja said ka enda aia jaoks võib-olla hea mõtte kaasa. Ja meie kohtume sinuga jälle siis kas aiakujunduse kursusel või sertifitseerimisprogrammis või Unistuste aiaklubis, kus iganes sa siis parasjagu oma aiaga oled. Tšau.